Tšau! Olen jälle kasvuhoones sulle ühte videot tegemas ja suve lõpp ja sügis on kinnisvaras alati selline fantastiline aeg, kus viljad valmivad ja siis käid erinevates maakohtades, suvilates ja siis on aiad ja õunapuud ja ploomid, kirsid, kõik on lookas erinevatest viljadest. Ja sellisel juhul, sellisel hetkel ma alati mõtlen, et see ongi see maal elamise pluss. See ongi see maal elamise väärtus, üks suur väärtus. Et lisaks paljudele teistele plussidele kindlasti. Aga ma näitan sulle ühte suurt vinget kasvuhoonet. Minu selja taga näed. Olen siin Villimeeste külas Peebu talukohas ja siin on väga kihvt maaelamine. Ja vaatame, mis siin kasvuhoones on. Et praegu on nagu küll selline tunne, et oleks nagu kuhugile Hispaaniasse või Horvaatiasse sattunud. Et ütleme niimoodi, et peremees ütles, et siin on juba pooled viinamarjad tal juba ära tehtud ja mahlaks tehtud. Aga siin tagapool pidid olema eriti magusad viinamarjad. Vaatame, mis siit kätte saame. Sa tuled hommikumantli väel välja terrassile ja siis tuled oma kasvuhoonesse ja võtad kobaratega viinamarju ja naudid. Et võtan siit võib-olla paar kobarat ka teele kaasa ja sest tänane päev kindlasti tuleb päris pikk jälle. Nii, paneme korra need viinamarja kobara siia maha. No kasvuhoones on ju, tomat on ju klassikaline näide. Kõik on valmis. Ei ka korjata, ainult naudi. Väga äge. Aga teeme väikse õuetiiru ka. Vaatame siis. Minu selja taga näed seda maja. See ei ole mingi 100 aastat vana palkmaja, vaid korralik kivi seintega, betoon keldriga korralik majakarp. Ja jalutame nüüd siin siis õunapuu aias. Õunapuud, kõik õunad. Super. Mesitarud. Võimalik mesindusega tegeleda. Kõik õunad on valmis. Kõik on lookas. Küsimus on ainult selles, kas sa julged nii vinget kohta osta? Kas sa saad hakkama selle majapidamisega, mis siin on? Ma arvan, et sa saad. Näed, siin aiamaa ootab harimist ja kevadel külvamist. Ja nüüd vaatame siit kaugemalt seda majapidamist ka. Väga vinge suur kahekordne hoone ja siin on veel väga vinge kivist tuhablokist kõrvalhoone, raudbetoon lagedega. Elekter, vesi on ka kõrvalhoones sees. Siin on viljakuivati. Kunagi oli sellel kindlasti väga suur otstarve, aga praegu on muidugi keeruline sellele viljakuivatile võib-olla sellist otstarvet leida. Aga olemas ta siin on ja ladusta siia kas või põhupalle või mida iganes sul võib ideid olla,
et igal juhul selline suur ja vinge hoone on olemas ja kui viinamarjadest siin alustasin videot, siis ega siin ka mööda ei saa sellest siia kasvuhoonesse ka vaatama, mis siin toimub. Noh, et ütleme nii, et kohe testime ära, mis on natuke hapumad, aga terve kasvuhoone on siingi viinamarju täis. Mingi teine sort veel, need on juba ära korjatud, mahlaks tehtud, veiniks. No magus kui mesi. Et sellise maakoha videotuurid kipuvad tihti väga pikaks minema. On näidata nii palju, et näitan sul veel kiirelt seda maja ja hoovi siin. See on majatagune vaade ja selle Roni viinapuu taga on terrass ja see kasvuhoone, kust me just alguses tulime. See on ikka tõeline hoonete ja talukompleks, et siin on võimalusi. Siia mahub suur pere, siin on ruumi kõigile. Siin on see kõrvalhoone, millega saab ka kindlasti midagi huvitavat teha, kui on ideid. Ja viilume korra siit nõlva pealt nüüd alla ka. All on ju tegelikult ka, jõe nime võib-olla päris ei ütleks, aga täitsa siuke korralik oja või väiksem jõgi. Ärma jõgi on tal nimeks, et see siin all voolab. Sealt saab kõik kastmisveed ja kõik on siin peremehel pumbaga süsteemid kõik. Saab aiamad kasta. No ma näitan selle kõrvalhoonesse ka korra. Ega siin muidu sotti ei saa. Siin on ikka kõva loomapidamine kunagi olnud. Siin on olnud pulle, kanu. Kõik korralik betoonlagedega, kiviseintega. Veesüsteemid on sees. Ainult hakkamist ja julget peale hakkamist ja ideid on sellisesse kohta vaja. Eeldused on kõik olemas. Ja kõnnime siis sellele majale juba tiiru peale. Elumaja on ka väga vinge. Sisetööid muidugi on vaja teha ja vähe värskendada. Aga karp on väga korralik ja täiskelder poolkorrustega. Uus, pelekkatus on korralik peal. Puurkaevust tuleb pesimajja sisse, keskküttesüsteem. Suhteliselt uus keskküttekatel on korralik, võimas. Vot selline on üks väga äge koht, Peebu kinnistu Villimeeste külas. Et suurele perele super koht. Õunapuuaiad, viljapuuaiad, kasvuhooned. Vaja kindlasti muidugi siin ka palju tööd teha, aga kus seda ei oleks, et seda on igal pool. Tuleb ainult otsustada, kus seda teha, kellega teha. Et igal juhul soovitan kohale pilk peale visata, et helista mulle, kui huvi tekkis, vaata minu kuulutusi Kinnisvara24 portaalist, vaata minu kodulehte www.marjakarra.ee. Soovin sulle ilusat sügist ja kõik ilusad sulle. Kohtumiseni, tšau! Ja kell on nüüd 9:30 õhtul juba läbi. Muidugi Peebu talu fantastilised viinamarjad, kus hommikul sai käidud, on marjaks ära kulunud ja isegi 2 õuna on veel järel.